Siin Harkus 3,9 hektarilisel maa-alal tegutseb väike ettevõtja, ta pakub Airsofti mänge või õigemini ta peaks seda tegema, aga ta ei saa, sest kogu viimase aja aur on läinud talle alaealiste vandaalide ohjamisele. Ja näete, siin minu selja taga on üks laohoone, ainuüksi septembris murti siia sisse 4 korda, oktoobris täpselt sama palju. Seda hoonet on 2 korda viimase aja jooksul põletatud ja mida teeb politsei? Laiutab käsi. Noorte jõukudega oleme siis tänaseks tegelenud juba peaaegu 2 aastat. Selle aasta kevadel siis lahvatas nagu täielikult kogu see asi, et see on nagu tipphetk, et selle aasta jooksul on siis siia sama hoonesse sisse murtud siis pakuks umbes 40 korda on sisse murtud, vähe sellest on siis väljapoolt on praktiliselt ring on juba tänaseks klaasideks puhas, kõigele lisaks siis konkreetset hoonet on siis sel aastal ju pandud põlema siis 2 korda ja üldse siin sellel kinnistul on olnud siis selle suve jooksul on siis olnud kokku 5 tulekahju. Kaamerad, mis meil oleme üles pannud, siis näitavad seda, et tegemist on lastega, tegemist on alaealistega, noortega. Enam ei ole nagu midagi püha. Järgmisena on tõenäoliselt hakatakse käima niimoodi teistel kodudes, et karistamatuse tunne läheb nagu järjest suuremaks selle asjaga, et noortega ongi siin olnud neid vestlusi ka, küsida, et miks sa siin oled, siis lihtsalt niimoodi lärtsatatakse näkku, aga miks ma ei võiks olla? Aga politseid oled kutsunud? Olen ka noortele öelnud, et ma kutsun teile politsei, selle peale naerdakse näkku ja öeldakse, et aga mida politsei teeb? Oleme nende juhtumitega kuivõrd tegelenud, et nad on meil registreeritud, mingid noored on meil teada, mingid seltskonda me tuvastame, et ei midagi selles mõttes erakorralist meie jooks. Kui on ikkagi noored, kelle vanus on alates 14, et nemad on süüdiovõimelised, et alla 14-aastaste puhul mingid karistusi nagu ei saa, aga me kindlasti nende noortega tegeleme, et kui me need ära tuvastame, siis esmajoones me peame hindama üldse, et kes need noored on, mis peredest need pärit on, kas neil on mingid sotsiaalsed mured, et esmane ei ole kindlasti kohe karistamine, mis puudutab alaealisi. Ka lapsed kahjuks kasvavad meil tänaseks juba üle pea. Ja see ei ole ainult minu mure, et neid kinnistute omanikke on täna minu teadmises on üle 20 kinnistu omaniku, kellel on täpselt samad probleemid nagu mul. Ja ometi ma näen, et siin on ka autod selles laohoones sees või nemad on ikka terveks jäänud? Kahjuks ei ole. Et aasta tagasi veel olid terved, tänaseks jah, kahjuks ei ole sealt suurt enam midagi järgi, et tegelikult järgi on tänaseks ainult utiil. No mis see kahju võiks olla siis selle aastaga, mis noored on tekitanud? No selle aastane kahju, praegu hetke hinnang on siis selline, et saime just ehitusliku ekspertiisi kätte kahju hinnangu ja pluss siis autodele tekitatud kahjud, et kokku siis ulatub kuskil umbes 125 000 euroni praegu hetkel tekitatud kahju. Kui nad lõhuvad midagi või sodivad, siis ega neile järgneb siis nii-öelda see teo nad peavad heaks tegema, et kas siis puhastavad need seinad või siis kuidagi heastavad selle kahju, kas siis koos vanematega või mis iganes moodi, et karistus ei ole alati nii-öelda protokoll või rahatrahv. Korduv vandaalitsemine ja lõhkumine Harku südames paneb taas kord küsima, kui tõhusalt praegune süsteem alaealiste õigusrikkumisi ennetab ja ka karistab. Ma arvan, et ei ole kõige õigem öelda, et me siit kinnastega sekkume, et pigem on see, et tuleb teha julgeid otsuseid ka koha peal ja rõhutada võib-olla seda, et see lapseni peab jõudma arusaam tagajärgedest, mida tema tegu on toonud ja võib-olla siis ka vanemateni nii-öelda arusaam nendest põhjustest, mis potentsiaalselt on viinud nende tegudeni. Ja üheskoos leida siis lahendus nii-öelda piltlikult öeldes panna siis kokku see tegevuskava, mida mööda me hakkame liikuma, see noor seal hulgas, ja et me siis tegelikult hoiame siis kinni sellest tegevuskavast, et me ei kaota seda järelevalvet ära. Et te olete kindel, et karistuseta ei jää keegi, kes seadust ka korduvalt rikub? Ei, karistuseta ei jää keegi, pigem ongi see, et me peame leidma sellele konkreetsele noorele just talle sobiva ja tema puhul toimiva lahenduse.